Tere taas! No tegelikult on meil siin oktoobri alguses olnud nii head ilmad, et hästi mõnus on olnud aias toimetada, kuigi praegu ma ei saa täpselt aru, kas päike paistab või sajab vihma või kõike korraga, aga mul on vaja küüslaugud maha panna, sest täna just pühapäeval on mul aega sellega tegeleda. Ja see on küll selline töö, mille võiks ära teha niimoodi ikkagi ilmast sõltuvalt, temperatuurist sõltuvalt, kas septembri lõpus, oktoobri algus, kuidas kellegil. Aga tegelikult ma ise olen ka enne jõule enam-vähem sulanud või sulamaa siis küüslauku maha pannud, et kui ma ikkagi olen kuskilt jällegi leidnud ja avastanud, et ma olen neid suuremaid küüslaugu küüsi kõrvale pannud ja siis nad on hakanud ka juba juurt kasvatama, et siis ikkagi võib nad maha pista siis, kui endale sobilik aeg on. No ikka juhtub ju ja kõiki asju, no kes ei jõuab teha alati õigel ajal. Ja õnneks aiandus ongi üks suur katsetamine. Et siin ka ma leian juba mõned küüned, mis me tütrega välja sorteerisime. No, neil on juba siin juureotsad väljas, nii et täna on nüüd aeg see asi ära teha. Eks siis on näha, kas ma jään kuivaks või saan endale selle paduvihma ka kaela. Nii, meil on siin täpselt 100 tükki. See on meie enda küüslaugu seeme. Alati korjan välja suuremad küüned, mis lähevad maha. Nendest ma saan siis järgmine aasta uue saagi ja pisemad, need on juba köögis ja enamus nendest on juba ära ka söödud. Ja siis on veel osa, mis me jätame säilitamiseks, mida me siis talve jooksul tarbime. Et küüslauk on küll meie peres üks selline vajalik taim, et me igal juhul tarbime ta ära. Nii, mul on siin üks peenrajupp ja see aasta ma panen ta siia. Mul kasvas siin kartul, kirni oksad. Mul kasvas siin kartul. Ma kartuli üles võtsin, siis siin kosusid brokolitaimed. Eile siis sõime viimased brokolid ja mis alles jäi, läks komposti. Ja iga kord ka, kui ma siin aiamaal midagi teen, jälle vahetan taimi, siis jällegi läheb kompost peale ja täna samamoodi. Paneme maha siis need küüslaugu küüned. Paneme nad niimoodi, ma panen siia, siin on pisalt lai, ma panen siia 2 rida neid, nii palju kui mul välja tuleb. Ja see rea vahe on mul kuskil, 15 sentimeetrit. Üks verevoblikas on siin kasvama hakanud, aga ma ei raatsi teda välja kakkuda. Ta on selline hea püsike, ta on ilmselt kevadel esimene, kes mulle lehti annab salati sisse. Las ta olla siin küüslaugu juures. Nii, ja panen nad kuskil sellise vaksa vahega, ma ei tea palju siis on, 10 sentimeetrit. Et küüslaugul on üks huvitav asi, et tal ei pea olema nii palju seda mulla sügavust kui seda, et ta ei taha üksteise otsas kasvada. Ja selleks ka just panna maha suuremad küüned, et suurematest küüntest tuleb siis suurem küüslauguse, mis ta siis on, mingi hulgisipul või, kuidas õige on, võite mind parandada. Et mida suurema küüne maha paned, seda parema saagi saad. Nii et ma siin tegin ruttu reha varrega just kõige parem tööriist endale vaadete. Ja seekord olid päris sirged, ma pean ütlema. Kuigi asjade sirgelt tegemine ei ole kindlasti minu tugevam külg, et selleks on minu elukaaslane, kes tunneb tööriistu. Nii. Ja nüüd ega siin midagi keerulist ei olegi. Mul on siin 100 tükki, mul oli väike abiline, kes need välja sortis ja näed, siin on ka nii hästi. Need juurenupsud on väljas ja ma panen nad kuskil niimoodi, ma hakkan siit panema ja ma panen kuskile sellise, niimoodi. Mul on väike käsi, aga umbes sellise, 10 ja natuke peale sentimeetrit vahega, et küüslauk tahab ruumi. Ei taha väga tihedalt üksteisega olla. Nagu porgan siit reast, tema tahab, et olla ruumi. Ja sügavus on, ma ütlen, kuskil 5 sentimeetrit. Aga kui ma need vaod ka kinni ajan, siis ma panen siia peale ka komposti. Et ma igal juhul üritan alati toimetada oma aias nii, et kui ma midagi ära võtan, nagu näiteks saagi näol, siis ma annan ka midagi asemele. Ja komposteerimine on minu jaoks üks selline asi, mis, mulle nii kohutavalt meeldib seda teha. Ja eriti veel see ka, et ma näen, kuhu see kompost läheb ja kõik see ringluse teema. Et tundub lihtsalt nii õige ja see tuleb nii loomulikult. Nii. Ja kevadel, kui see küüslauk nüüd tärkama hakkab, siis ma saputan siia vahele kummeliseemet. Ma tegin seda ka eelmine aasta ja mulle tundus, et see oli ka sellise väikse aiamaa ruumi ära kasutamiseks hästi hea. Et mulle tundus, et neil oli ka üksteisega tore olla.
ja kummelit on ju, no teate, ülilihtne külvata. Kuna ta on valgusidane ja siis teda lihtsalt on vaja siia vahele natukene raputada. Ja kuna kummel ise ei ole selline ahnetaim, vaid ta on ka selline suht hõreda lehestikuga, siis ta laseb ilusti valgust läbi. Ja siis, kui ma tulen kummeli õisi korjama, siis on umbes see aeg, kus võiks meeles olla neid küüslaugu õisikuid ära murda. Et see jõud siis ikkagi tuleks siia alla, maa alla, selle küüne sisse. Nii, vaatame, palju ma siia ära mahutan. Võib-olla selgub, et ma saan kuskile veel küüslauku panna. Ja tegelikult on ju tohutu kiusatus need 100 sibulat kohe siia peenrajupile ära mahutada, aga ma olen selle vea varem teinud, kui ma kasvatasin sigisibulatest endale küüslauku, et nimelt ma sain oma isalt esimese küüslaugu seemne. Ja siis ma lasin osadel õisikutel, mida on natuke vale öelda, et sigisibulaid kasvatada ja siis ma panin sigisibulast need küüslaugud kasvama ja siis esimesel aastal sellist suurt sibulat alla ei tule, aga tuleb üks sibul alla ja siis järgneval aastal saab väiksed küüned ja siis 3. ja 4. aastal saab siis sellise saagi, mida isegi tundub, et on võimalik puhastada ja toiduks tarbida. Ja noh, nüüd ma olen selleni jõudnud, et mul on selline teadmata sort küüslauku, mis meile väga maitseb, et ta on selline natukene krehtisem, säilib täiesti okeilt nendes tingimustes, mis mul siin kodus olemas on. Ja nüüd ma saangi oma küüslaugu seemet kasutada. Niisugune hea tunne on, kui on miski enda oma olemas. Nii, noh, ma sain umbes pooled ära panna. Päris ilus on. Näevad nii toredad välja, kui nad on niimoodi siia pistetud. Nii. Küüslauk, see, mida mina nüüd maha panin, on loomulikult taliküüslauk. Et kasvatatakse mujal maailmas ka ju suviküüslauku, aga meie see vegetatsiooniperiood on selline pigem lühike ja siis sellel suviküüslaugul, mis pannakse siis, ma arvan, äkki mais maha, ma pole ise proovinud, ta lihtsalt ei jää kasvamiseks piisavalt aega. Ja taliküüslauk tuleb siis panna maha, ütleme, et sügisel või talvehakul hiljemalt, et ta saaks oma selle jaheda perioodi mulla sees läbi tehtud, et ta saaks juurdutud ja siis alles juhtub see, et sellest ühest küünest tuleb siis rohkem küüsi. Muidu seda ei juhtu, et kui te panete taliküüslaugu maha kevadel, mida võib ka teha, sest ikka juhtub, et kuskilt tuleb välja mingi karbike seemnega, siis ta lihtsalt kasvatab selle ühe paksu küüne sinna alla. Aga see on ju ka okei, et vähemalt ei lähe see materjal hukka. Nii. Ja nüüd panen siia peale multsi, mis ma just eile sõelusin. Et ta on selline üldsegi mitte lõpuni lagunenud, aga sellel on siis siin nagu 2 eesmärki. Üks on see, et ta töötab multsina, mis tähendab seda, et kui siin mullas ikkagi on veel mingisuguseid umbrohuseemneid, siis neil ei ole huvi tärgata läbi selle multsi, et ma panen siia ikka sükse mõnusa paksu kihi. Ja teisalt siis loomulikult ta järjepidevalt rikastab seda peenart toitainetega, sest mina mingisuguseid mineraalseid väetisi ei armasta kasutada, sest et miks ma peaksin, kui mul on endale komposter kodus olemas ja seda manti, mida komposteerida, no seda ikka tekib, eks ole. Siin on näha ka munakoori, veel päris suured tükid on. Ja see ongi see eesmärk. Kui nüüd on selline lugu, et tuleb ikkagi või jätkub selline pisut keskmisest soojem sügis ja küüslauk pistab oma ninad välja, ilusad rohelised, siis sellest ei ole mitte midagi, sest tema külma ei karda, et ta isegi kui on näha kevadel, et lehe otsad on kollakad, siis üldiselt midagi katki ei ole ja ta kasvab edasi ja millestki ilma ei jää. Nii, üldiselt ma olen enda üle väga uhke, et ma sel aastal sain oma küüslaugu vähemalt pool seemet maha pandud oktoobrikuus ja ei jäänud see seemneports vedelema kuskile jõuludeni, sest olen ka lörtsisajust küüslauku maha pannud ja võin öelda, et ega siis järgmine aasta saagis mingit vahet ei olnud, aga maha ta sai. Nii, et kellel on kahtlust, et kas panna endale küüslauk maha, teate, see on nagu maailma kõige tänuväärsem töö ja kui juhtub suve teises pooles, kui on vaja küüslauk üles võtta ja jäävad mõned küüned maha,
sellest ei ole mitte midagi katki, te lihtsalt järgmine aasta avastate, et siin kasvab ikka veel küüslauk. Aga selle küüslaugu siit pendlast võtan mina kindlasti üles, kuna järgmine taim, kes siia tuleb, ilmselt on aedmaasikas, et kes mind teab, et mul ei ole head suhet aedmaasikaga, aga ma arvan, et asi on minus, mitte aedmaasikas, nii et ma arvan, et küüslauk võiks olla aedmaasikale ka väga hea eelvili. Nii et kui teil on veel seeme hankimata, siis kindlasti hankige taliküüslaugu seeme mõne kasvataja käest või turult ja uurige, mis seeme see on. Kui te ostate poest nüüd mingit välismaist küüslauku ja teete selle endale seemneks, siis te võite vabalt saada Hiinast näiteks mingi töödeldud seemne ja mis võib olla hoopiski suviküüslauk, siis te järgmine aasta ei näe mitte midagi. Aga kõige kindlam on minna turule, kui teil endal oma peres veel ei ole seda küüslaugu seemet, leidke endale keegi kasvataja, kes teile meeldib ja hakake ka kasvatama.